Selles videos peatume veidi pikemalt probleemsel nahal ja räägime levinud nahahaigusest nimega akne. Akne on rasunäärmete krooniline põletikuline haigus, mis avaldub eelkõige rasunäärmete rikastes piirkondades kehal, nagu näol, seljal ja rinnal. Akne avaldumist mõjutavad väga mitmed tegurid, näiteks geneetilised faktorid, hormonaalsed muutused kehas, erinevad mikroobid, aga aknet võivad soodustada ka erinevad väliskeskkonna tegurid, näiteks kuum ja niiske kliima. Akne on väga levinud haigus ja seda esineb nii meestel kui naistel. Enamasti algab akne juba puberteedieas, kuid mõningatel juhtudel võib see välja lüüa ka alles täiskasvanu eas. Akne avaldumist soodustavad ka teatud ravimid, nagu näiteks liitiumi baasil ravimid. Ning võib öelda, et akne on ehk üks kõige tuntumaid ja kõige levinumaid nahahaigusi noorte inimeste seas. Akne puhul on tegemist, nagu öeldud, rasunäärmete põletikuga. Akne avaldumises mängib olulist rolli bakter nimega Propionibacterium acnes. Aknet jaotatakse eri vormideks ning raskusastmete järgi on akne kerge, keskmine ja raske. Viimastel juhtudel soovitan kindlasti pöörduda oma murega nahaarsti vastuvõtule, sest et akne vastu on olemas ravi ja adekvaatse raviga on võimalik ennetada armide teket, mida hilisemas elus võib olla üpris tüsilik ravida. Kui aga probleem on veel väga kergekujuline või ei ole nahaarsti juurde pääsemine niisama lihtne, siis ei tasu alahinnata ka koduse nahahoolduse rolli. Igapäevane nahahooldus peab olema üks osa akneravist. Ehk siis ka juhul, kui nahaarst on määranud süsteemse ravi, siis kodust nahahooldust tuleb regulaarselt õigete toodetega jätkata. Akne puhul on oluline igapäevane näo pesemine vastavate puhastusainetega. Valida tuleks tooted, mis ei ole liiga abrasiivsed ega seebi baasil. Liiga abrasiivsed tooted võivad tekitada nahale mikrovigastusi ja soodustada seeläbi bakterite sissetungi ning nende vohamist nahas. Nägu tasuks pesta pigem leige veega, sest liiga külm ja liiga kuum vesi võivad hoopis rasueritust suurendada ja seeläbi probleemi ägestada. Nahk tasuks pehme rätikuga kuivaks tupsutada ja kasutada vajadusel ka niisutavat spetsiaalselt probleemsele nahale mõeldud nahaniisutit. Tasuks valida toode, millele on märgitud peale mitte komedogeenne. See tähendab, et toode on õlivaba ega ummista poore. Ära ei tasuks unustada ka seda, et kevadsuvisel ajal on probleemsel nahal niisamuti oluline kasutada päikesekaitsetooteid. Probleemsele nahale tasuks valida spetsiaalselt õlivabad päikesekaitsevahendid, mis poore ei ummista. Kindlasti on oluline jätkata päikesekaitse kasutamist ka juhul, kui nahaarst on määranud süsteemse ravi, sest mitmed ravimid, mis on aknele mõeldud, võivad muuta naha päikese suhtes tundlikuks. Seega edaspidiste nahaprobleemide ennetamiseks on tark kasutada regulaarset päikesekaitset ka probleemsel nahal. Kindlasti on oluline teada, et probleemsel nahal ei tohiks mitte iialgi vistrikke pigistada ega kuidagi nahka traumeerida. Samuti oleks hea vältida oma näo liigset puudutamist kätega, sest kätel leidub mitmeid silmale nähtamatuid baktereid, mis võivad põletikku ägestada. Samuti tasuks aeg-ajalt puhastada oma nutitelefoni ekraani, sest see on sagedases kokkupuutes meie sõrmedega ja näonahaga, kui telefoniga kõneleme. Kindlasti tuleb igasuguse nahatüübi, eriti aga probleemse naha puhul, eemaldada õhtul enne magama minekut näolt kogu meik ja mustus.
Seega, kui nahaarsti juurde pääsemiseks ei ole kõige soodsamad tingimused või on probleem alles leebe, siis tasub kindlasti uurida oma nahale sobivate nahahooldusvahendite kasutamise kohta ja usaldada dermatoloogiliselt testitud spetsiaalseid mittekomedogeenseid vahendeid. Kui aga probleem on tõsisem, siis julgustan sind kindlasti pöörduma nahaarsti vastuvõtule.